Head kuulajad, kohe kuulete kordussaadet. Lõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 megahertsi. Ei ole häda kedagist, uus nädal algab uutele võitudele negatiivses mõttes vastu või kuidas seda kenasti öeldakse. Alati võib ju muidugi öelda, et igaüks oskab olla pessimist, igaüks oskab viriseda, aga tehke midagi paremini. Jah, see on üks igavesti uhke teooria. Miks ma ütlen teooria? Sellepärast, et isegi Herr Vooglaid võib öelda küsijatele, et juhul kui te tahate teha midagi paremini, tuvastage kõigepealt see, mis teile ei meeldi. Põhjendage, miks see teile ei meeldi. Näidake ära võib-olla arengut tulevikku ja siis tehke ettepanek, kuidas seda paremini teha, sellepärast et teoreetiliselt on vähemalt demokraatlikus ühiskonnas nii, et tehakse ettepanekuid ja siis hääletatakse. Aga muidugi võib vaadata ka asja negatiivsemat külge. Vestlesin hiljuti ühe haritud ja intelligentse inimesega, kes tuletas mulle meelde, et vaata kui huvitav. Meil käsitletakse inimesi ju kui valijaid, elektoraati, inimressurssigi ja nii edasi, tööturu toorainet ja mida kõike, aga valija ja kodanik. Kumb on siis suurem? Valida võib ju igaüks sõltumata IQ-st, sellepärast et kui sulle anda ette näiteks nii-öelda õnnekirst, et pistad silmad kinni, käe sinna sisse ja siis valid endale midagi. Kuidas sa saad valida, kui sa ei tea, mida sa valid? Ja sama asi on ka nende meie hääletamistega, kus näiliselt minnakse midagi valima, aga tegelikult ei valita midagi. Võetakse juhuslikult ükskõik kes partei valitud kandidaatidest ja nagunii ladvik tõuseb ja särab taas ja ütleb, näe kui tublid valijad meil olid, nad valisid meie parteist õiged inimesed. Jälle üks kamara jura. Ja muide, kui võtta nüüd omaduste järgi, kumb on siis suurem või vägevam või täiuslikum, kas valija või kodanik? Alati võib ju öelda, et orjandusliku korra ajal igaüks ei tohtinudki valida. Ma ütleksin tõepoolest, igaüks ei tohikski valida ja tugineksin kas või, ma jätan nime nimetamata, võib-olla ei ole poliitiliselt korrektne, võib-olla mingisugune soundihäkkija tunneb ära jälle tuttavad häälikuühendid ja juba läheb asi jälle sinna, kuda paložena, ainult mitte vene keeles, vaid teise kohta. Ja sellepärast ma tuletaksingi meelde meest, kes kandideeris Ühendriikide presidendiks ja ühel koosviibimisel, kus ta oli pidanud kõne ja kõik plaksutasid, hüüdis mammi saalist. Kõik mõistusega inimesed hääletavad teie poolt. Mille peale presidendikandidaat vastas, seda on vähe, mul on vaja enamus hääli. Ja sellega oli ju ära öeldud, et tegelikult võib ju idiootide poole toobiste juhu valijate tont teab, kelle häälte tuules tõusta üles niisugune kandidaat, kelle valimise eest ma paneks mõne inimese vangi. Tegelikult ta muidugi karistabki oma valijaid ja valetab neile, et aga Eesti tahtis, et mina saaksin valitud, terve Eesti tahtis seda suunda ja ma tegin, kuigi see oli mulle vastukarva, nii nagu Eesti tahtis, aga need lollakad ju ei teadnud, mida nad tahtsid, aga valisid nad õige inimese. Samas kodanik peaks olema selline inimene, kes kui ta näeb, kuidas asfalteeritakse meie tänavaid,
ta võtab, helistab ja ütleb, kuulge, ärge tehke, see on ju aasta pärast veel hullemas seisus. No tõsi, meile öeldakse, et teate, see ei ole teie mure, meie oleme ikka riigihankega palganud kõige odavamad spetsialistid ja nemad teavad, kuidas nemad teevad ja peale selle nemad toetavad veel meie tänase, no ma ei tea, linnapea või linnaosa vanema parteid ja kõik on õigesti tehtud ja teie olete lihtsalt üks pahatahtlik tegelane. Ja me oleme jälle supis sees. Ja tekibki küsimus, kas need moosinäod, kes tahavad, et me hääletaksime nende poolt, kellest saavad kunagi Eestid, kes otsustavad, et no kuule, me saame ikka liiga vähe raha, vaja ikka makse tõsta ja nii edasi või et elektri hind jälle üle 100 euro megavati pealt, jumal hoia, no kes seda oleks võinud arvata, aga rahvas ju tahtis seda, eks ole. Siin on müstilisi asju, kui mõelda näiteks 21. juuni peale, ma võin praegu kuupäevaga mööda panna, aga mul on ta meelde jäänud kui 21. juuni, kui meil oli elekter vist 54 eurot megavati pealt ja soomlastel 17, siis põhjendati, et aga teate, see on sellepärast, et börs peab ju reageerima ja Läti jõgede veetase on nii madal, et börs reageeriski ja teie mingi üldse pärssama siin porisemisega, Läti jõed on süüdi selles. Nii et iga kord, kui te talvisel ajal näiteks tahate kasutada elektriradiaatorit, siis minge ikka enne kirikusse, pange küünal ja paluge paar tundi, et sel ajal, kui teie radikas sees on, et Läti jõgede veetase oleks kõrge, muidu maksate enda haigeks. Aga üldiselt on niimoodi, et tundub, et siin on taas kaks võimalus. Kas parts ja partsatised on tõesti pooled hoobised ja ei saa üldse aru, mida nad teevad selle pörsetamise ja muuga või on nad lurjused ja teadsid täpselt. Ma kardan, et viimane variant on tõenäolisem, sellepärast, et meile ju räägiti, et valige endale valige vahendaja, siis saate nii odavat elektrit, kui naaber ei saa, valige vahendajat, aga hinnapurs pumpab üles ju börs, mitte vahendaja. Vahendaja oma krossides kasumiga hea küll. Maksame ühe veel kinni selle eest, et ta laseb issanda päikesel hommikul tõusta ja käsib õhtul minna uuesti sinna surnud seisu, kus ta valgustab maa teist külge, sest no lõppude lõpuks me peame ju raha kokku panema ja maksma päikesele selle eest ka, et ta neegrite laseb pruuniks praadida ja kes seal teisel pool külje peal kõik on. Ega need muu geograafiaalased teadmised ka midagi ole, aga põhiline on see, et inimesed peavad valima vahendaja, läbi kelle nemad ostavad päikesega püsiühenduses olemise teenust. Ja loomulik on, et on mõistlik kasum, mis on tükk maad suurem, kui teie arvata oskate ja iga mats peab maksma. Vaadake, kui iga Eesti mats maksaks mulle 1 euro kuus, ühe ainsa või ütleme 1 euro aastas. Ja kui Eesti rahvaarv oleks tõesti selline, nagu näitab narkosurmade statistika, meil oli möödunud aastal 123 narkosurma, mis andis esikoha Euroliidus, sest 135,7 inimest tuli miljoni elaniku kohta narkosurmasid, millest võib järeldada, et kuna meil oli 123, siis meid on alla miljoni ja tõepoolest arvutuse järgi, kui ma nüüd mööda ei pane 906 411 peab meid olema. Kujutage ette, kui igaüks neist annab mulle 1 euro aastas. 906 000 euroga ma elan ju ära, eks ole. Ja seda 1 eurot naljalt keegi tähele ei panegi. Jagame 10-ga, 90 000 euroga elan ka ära. Igaüks maksaks vaid 10 eurosenti mulle. Ja niimoodi kõrtest kubu korjatakse ja riigi musta auku, et mitte öelda börsse, see kõik lähebki. Aga no börsid üüber alles. Täna oleme jõudnud siis nii kaugele, et tuli meie tuline välisminister laupäeval Istanbulist otse Tallinnasse lennukiga, mis pidi maanduma 14.20, aga mis õnnelikult maandus 13.50. Istanbulis viibis tema 12 kuni 17 tundi sõltuvalt marsruudis. Batumist ta tuli, nii et oli tal aega ka Istanbulis asju ajada, mis asju tema ajas, tont seda teab, ametlikult ta seal nagu ei olnud, kuigi kes teab,
välisminister on nüüd siin ja ootaks herr Paetilt siis ka reageeringut ülemaailmse Eesti kesknõukogu kahtlustele. Nagu me teame, ammu juba teame, sellest on tükk aega kirjutanud, mitu päeva juba kõik Eesti ajaleheväljaanded, seda on analüüsinud meie poliitikud, meie väliskommentaatorid, meie sisekommentaatorid, meie arvamusliidrid ja arvamusdiilerid. Ja lühidalt siis ülemaailmne Eesti kesknõukogu kahtleb Eesti ja Venemaa uues piirilepingus ja kutsub Eesti valitsusele, presidendile ja Riigikogu liikmetele saadetud pöördumises avalikustama üksikasju lepingu sisust ja üldse lepingu sisu natukene tutvustama. Eesti küll ütles, et väga hea leping. Me saame kuskil 2 hektarit juurde või anname 2 hektarit ära või mis see ilus paks roosade põskedega Eesti meile kõik seletas. Aga ülejäänu, mäletate ju kõikumatus usus, vankumatus tahtes. Ja seda veel, et Eesti maa-ala ja territoriaalveed ja kõik. Või on see ka börsile viidud juba? Ülemaailmne Eesti kesknõukogu, nagu me teame, koosneb väliseestlastest. Asub USA-s ja nende eesmärk on toetada Eesti Vabariigi püüdlusi tänapäeva globaliseerumas maailmas. Sealt oleks nagu üks sõna puudu, aga mine sa tea, juhul kui nad tuginevad Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulile, on kõik õige. Aga kui nad toetavad Eesti Vabariigi püüdlusi tänapäeva globaliseeruvasse maailma nii kiiresti kui võimalik lahustuda, muutuda eurooplaste halliks massiks, siis tuleks sellele ka pomm alla panna. Ma väga loodan, et nad soovivad siiski, et eesti keel ja kultuur kestaksid läbi aegade, nagu meie põhiseaduse preambulgi kuulutab, mitte ei läheks torujuhtmesse või jah. Pöördumises on öeldud, tsiteerin natukene, no ma tean, et see pöördumine on trükitud ju kõikides ajaleheväljaannetes ja seda analüüsitakse ja see on põhjustanud teatavat furoori ja nii edasi. Leiame, et piirilepingu sõlmimisel ja võimalikul ratifitseerimisel Riigikogus tuleb esmalt lähtuda Eesti Vabariigi õiguslikust järjepidevusest. Eesti rahvale ei ole tutvustatud praktilisi küsimusi, kuidas võiks piirileping mõjutada näiteks veeressursside kasutamist, hüdrotehnilisi rajatisi ja piiri ületamisega seotud probleeme. Loota, et need küsimused on peale piirilepingu allakirjutamist võimalik lahendada Eesti heaolu silmas pidades on küsitav, kui mitte võimatu, arvestades Venemaa käitumist minevikus ning tema hoiakuga ka tänapäeval. Üldiselt kardab kesknõukogu, et uue piirilepinguga on valitsus palju ära andnud ning pole midagi vastu küsinud, nagu 1918. aastal välja kuulutatud Eesti juriidilist kehtivust, võõrriigi agressiooni ja okupatsiooni tunnustamist, kultuurivarasid ning kompensatsiooni Eesti territooriumi ja eraisikute omandi kaotamise eest. See on jah üks osa mõttekäigust. No muidugi me võiksime ju üritada veel nii, nagu me siit lahkunud sakslastele tahtsime asju mitu korda tagastada, me võiks ju Venemaale üritada ka tagastada igasuguseid asju, kus teate ju, olid ju majad, mille seina peale oli kirjutatud Здесь жил Вася. No me võiks ju selle maja Venemaale anda, ikkagi Vasja. Ma ei taha midagi öelda rahvuse kohta, ma ütlen poliitika kohta, sest küllaltki tõenäoline on, et väga suur osa siin elavatest venekeelsetest inimestest eelistab samuti piiri kinni, et vähemalt üks tuttav mulle ütleb kindlasti, ta ei valda just eesti keelt eriti hästi, sest tal ei ole põhjust seda vallata, kuna ta töötab venekeelses keskkonnas ja ka Nõmme raadios teeb tema vaid venekeelseid saateid. Ta ütleb, väga hea on käia välismaal sugulastel külas, aga seda, et nad ootamatult sulle võivad külla tulla, no parem on, kui võtavad viisa, siis on ikka ettevalmistusaeg ja nii edasi ja noh.
Ja nii tema on. Teame, öeldakse pöördumises, et Riigikogu poolt ratifitseeritud piirilepingust taganemine on peaaegu võimatu. Sellepärast ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, esindades eestlaste keskorganisatsioone riikides väljaspool Eestit, soovitab tungivalt valitsuse poolt heaks kiidetud piirilepingu paremat ja laiemat tutvustamist ning selgitamist rahvale enne selle allkirjastamist ja ratifitseerimist. Eks see põrsas kotis, eks ole, ruigab küll kenasti või siputab või mis ta on, valime nüüd. Uus piirileping Venemaaga pole ainult paari võimuerakonna, mõne Riigikogu liikme või ministeeriumi ainupädevus, öeldakse pöördumises. Kuna Eesti-Venemaa piirileping ja merealade piiritlemise leping saavad otseselt mõjutama sadade tuhandete eestimaalaste eluolu järgmiste aastakümnete jooksul, soovime, et tänane Eesti valitsus annaks kõikidele Eesti kodanikele üle kogu maailma võimaluse arutelust osa võtta, oma sõna sekka öelda ja antud küsimuses seisukohta avaldada. Päris huvitav oleks teada, kas meie valitsus ütleb, et kuulge piiritagused, ärge kobisege. Eesti otsustas ja Eestile tehti Brüsselist juba pai ka ja meie paksuke lubati ka Brüsselisse võtta, kui ta lepingu ära teeb. Okei, vabandan kõigi eest, keda ma ei suutnud siiamaani solvata ja vaatame, mis päev täna on. Aga täna on meil juba 7. Ramadan 1434 või 15. juuli 2013 või 5773 või 15. heinakuu 10226 ja juuliuse päeva number on 2 456 489. Lugesin muide, kui ma ütlesin, et täna 7. Ramadan on laupäevast Türgi lehte Today's Zaman või mis ta on, mille kohta küll ühed ütlesid, et see on juutide väljaanne, ära seda loe, ikka lugesin, seal on teinekord huvitavaid asju. Ja isegi aeg-ajalt olen nagu interneti kaugu saanud sealt materjale või niimoodi. Ja kirjutavad nemad, et Saudi Araabiaga näeb pahasti 40 000 türklast. Hadži hakkab juba mööda saama, viisat ikka ei ole, nemad on väga mures, 40 000 türklast. No muidugi Türgis on ka niisugusi huvitavaid asju, et Türgi parlament muutis näiteks seadust, mis oli andnud armeele õiguse või õigemini õigusliku aluse viia läbi sõjaväelisi riigipöördeid. See muudatus kiideti heaks reede õhtul ja sellega siis viiakse nüüd Türgi sõjavägi seisundisse, kus ta tohib ainult nii-öelda kaitsta Türgi vabariiki väliste ohtude eest. Eks see meie paragrahv 54 põhiseaduses ole ka niimoodi, et maha müüa võib, aga sõjaliselt ei tohi käest ära anda. Seega siis piirilepinguga läheb praegu õigesti. Me ju kõigest müüme maha, ega siis agressiooni ei ole. Me ju ise ütleme, et Euroopa žalavat ja soola leiba ja võib-olla veel natuke raha ka peale, et ikkagi kirikuvarad said ka nagu on. Aga Türgis on lugu nüüd selles, et teatavat kahtlust minust see mõttekäik äratab, sest see on nüüd, Türgi on ilmalik olnud läbi sõjaväe, vaata kust otsast tahad ja ta Türgi austatakse siiamaani. Ja sõjaväge on peetud Türgi ilmalikkuse tagajaks. Kui nüüd sõjavägi ei tohi riigipööret teha, siis võib juhtuda, et jah, paha öelda inshallah, aga iial ei või teada, milliseks see Türgi võim läheb, sest kuigi räägitakse pidevalt Eesti uudistes vähemalt, et igal pool on sunniitlik vähemus, annavad teadmeteosed siiski teada, et sunniite on üldmahust vaata, et 90%. Samas paneb see muidugi mõtlema, kuidas on siis võimalik, et igal pool, kus on mäss, on tegemist ka sunniitliku vähemusega, milles ma väga kahtlen, sest kui neid on üldiselt rohkem, kas nad siis mässu ajaks lähevad nagu kottu ära või mis see on siis? Aga Türgi sõjavägi on jah, niimoodi valitsusi ikka kohe ridamisi kukutanud
ja on saavutatud suhteliselt ilmalik värk. Kui tuletada meelde 70. aastate Afganistani, kui ilmalik see oli, vaatame ülejäänud riike ja tahad või ei taha, järjest rohkem anastatakse neid ühe ja sama formaalselt võttes islamiga. Aga ütlen ma islami kohta täpselt nii, nagu ma ütlen kristluse kohta, et olen ma näinud moslemeid ilma islamita ja islamit ilma moslemita, olen ma näinud ka kristlasi ilma kristluseta ja kristlust ilma kristlasteta. Seda mõelge nüüd ise edasi, kuidas aga tahate. Aga tulles ajaloo juurde ja sündmusi on olnud näiteks 1999. aastal just nimelt täna vallutasid Jeruusalemma ei keegi muu kui reipad ristisõdijad. Ja said nemad selle Jeruusalemma kätte, millest tuli Jeruusalemma kohe palju õnne, rahu, armastust, sest ristisõdijad, ma panen 3 punkti, ma ei taha mitte nende kohta öeldagi midagi, sest see tuletab mulle meelde kangesti seda suurt issanda armu, millele pead sina end alla heitma või lööb tema sinu maha, nagu Vana Testament tegelikult vihjamisi mõista annab. 1240. aasta. Soome piiskopi Tuoma kogutud Rootsi ristisõdijate vägi, mida juhatas Jarl Birger, sai Neeva jõel hirmsasti kitli peale vürst Aleksandri Novgorodi väelt, pärast mida Aleksander sai võidutasuks lisanime või hüüdnime või võitu põlistava nime Nevski. Aleksander Nevski sündis täna, Aleksander muidugi ühel ajal, aga Aleksander Nevski teisel ajal. Ja millal sünnib siis piirileppe paet, tont seda teab. Kui ta juba sündinud ei ole, sest ega ma neid täna hommikusi uudiseid nii väga hästi ka ei tea. 1795. aastal kuulutati ametlikult Prantsusmaa riigi hümniks Marseillaise. Kes viitsib, võtab teksti ette ja kui eestikeelset varianti kätte ei saa, mina muide ei leidnud, vaatab prantsusekeelset varianti. Ma ei kujuta ette, et mõni riik praegu endale niisuguse tekstiga võiks maailma riikide pingereas kohta luua, aga ajalugu on ajalugu. 1875. aasta. Viktoriini küsimus suurele ringile. Kes suri täna 1875. Ukrainas Poltavas ja mis puutub siia Eesti? Õige vastus. Poltavas suri 1875. aasta 15. juulil helilooja Aleksander Kunileid Säbelmann. Nii palju puutub siia ka Eesti, eks jah, Kunileid ja Mu isamaa on minu arm, mu isamaa nad olid matnud, siuksed laulukesed seal on. Ei tea, kas nüüd tegu sama mehega on või nimekaimuga, igal juhul Aleksander Kunileid suri Säbelmannina Poltavas. Aasta 1917 Tallinnas Estonia teatrisaalis kogunes Tallinna Eesti Liidu, mille esimees oli Jüri Vilms, eestvedamisel kokku ülemaaline rahvaasemike kongress ehk rahvakongress. Ja jälle näete rahva asemel suti surrogaati ehk rahva aseainet ja muidugi kongressi eesmärk oli õilis lahendada maanõukogu valimiste ja kubermangukomissari võimu kriis. Kriisi lahendamine on alati väga tervitatav asi, saab kaua istuda, saab vaielda, kongressil osaleski 800 esindajat ja tänu demokraatiale läks asi pompsu, erimeelsused, kongress lõhenes, vasaktiib jäi vähemusse ja ütles, et kui vähemus ei võida, siis me lähme üldse minema ja tegelikult enamus jäi saali ja oleks võinud öelda, et nüüd on siis nagu parema tiivaga asi lahendet. Narva seltskondlik komitee, panete tähele, kui hea tiitel on, seltskondlik komitee, viis samal päeval läbi ka rahvaküsitluse Narva haldusliku kuulumise osas ja küsimuse tulemus oli, et enamik küsitletutest pooldas Narva ja selle ümbruse eraldumist Jamburgi maakonnast ja ühtlasi loodava Narva maakonna kuulumist Eestimaa koosseisu. Vaat nii oli sel ajal, aga praegu
annaksegi Narva ka ära, tegelikult need mõttekäigud, kas ma reedel rääkisin sellest, et kui me Ida-Virumaaga hakkama ei saa, võib-olla tõesti Kunda jõgi ja nagunii eesti keele ja kultuuri säilimise nimel antakse ju ära kõik need Pihkva kandi eesti keelt või päris eestikeelse ju ka ei ole, aga eks seal ole ka päris eestikeelseid inimesi, jäetakse vaenlase territooriumile. Kamraad Aleksei Namzin oli tema ka Eesti iseseisvuse poolt, aga siis öeldi, et kuule, sa oled ju päris venku, mis siis, et eesti keelt räägid ka ja oled veel saksa filoloog. Ei, temagi sinna kanti, praegugi teine imeliku nimega linnas, mida ma ei hakka ütlema, mine sa tea, mõni veel. Jah, aga tore ja tark inimene, suhtleme teisega ikka aeg-ajalt ja kange tahtmine on teinekord ka külla minna, peale selle mul seal ju sõjaväekaaslased ja pidavad seal pead tõstma ka Vene natsionalism, et tahavad nemad nagu tšurkadest lahti saada, kuigi tšurkad on ka Venemaa kodanikud ja üldse segadusi on igal pool palju, aga ma arvan, et alustame seda juulikuist nädalat vaikselt, rahulikult, muidu tehakse jälle mingi kuradi küberrünnak, programmid segamini, kord piiksub, siis ei piiksu, telefon läheb lolliks ja nii edasi. Praegu ju puistatakse tegelikult mõneti ka luureorganisatsioone ja ega neil ka kerge ole ja samas, kui sa eluaeg oled ainult luuranud, kuhu sa ikka tööle saad ja mis tööd sa ikka peale nuhkimise teha oskad, eks ole, on ju niimoodi. Ja nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, siia on üle pika aja saabunud Abirama ja nagu ma aru saan, oled sa vahepeal ära käinud Bosnia püramiidide juures ja Stonehenge'is. Jah, tere, et käimas oli siis Euroopa tuur mul, et sõitsin või lendasin Rootsist Horvaatiasse, Horvaatiast Inglismaale ja siis lõpuks käisin tõesti ära ka Bosnias ja läbi Horvaatia siis tagasi Rootsi ja Eestisse. Et päris huvitav, jah. Bosnia püramiidid, mida nad endast kujutavad ja muidu kui hakata nüüd küsima, siis võiks ju võtta ka niisuguse nurga all asja vaatluse alla, et kas tõesti need kohad, kus on tihti peale püramiide, need on siis niisugused, kus peab ka tihti peale olema sõda, et jah, kuidagi pidi neid püramiide hävitada või katta või peab see riik olema vähemalt nii tugev, et ta suudab oma püramiide kaitsta ja kiivalt salajas hoida. Sõditud seal ümber on tõesti, aga ma ei tea, kas nende vahel on ka mingi põhjuslik seos. Ühesõnaga Bosnia püramiidid, need on Bosnia pealinna lähedal, Sarajevo lähedal, oma 30 kilomeetrit piki jõge ja lihtne minna. Seal on Bosna jõgi, eks ole, mille järgi siis Bosnia on ka oma nime saanud. Ja need ei ole siis mitte sellised kiviblokidest ehitatud püramiidid, vaid see on mägine rajoon. Seal on kenad sellised mäed metsaga kaetud, aga üks mägi tõepoolest näeb välja ikka nagu äärmiselt korrapärane. Et ma sõitsin seal riigis veel ikka mitu päeva ringi ja vaatasin neid mägesid ja ei näe kuskil sellist täiesti sirget külge, mäe külge, vaid igal pool on ikka selline väike lainetus ja selline laugjam värk. Ja ta on tõesti üks mägi, siis on igas mõttes püramiidi kujuline. Ja mis see täpselt on, kas see on siis mägi, mida on siis natukene kohendatud aastaid tagasi ammustel aegadel või lennukamad ideed väidavad, et see ongi selline inimese poolt ehitatud mägi püramiidi kujuliseks. Ei tea, aga ta on huvitav ja meil õnnestus siis me saime sealt giidi, professionaalne giid, kes seda asja kõike teab ja meie väikene ekskursioon algas siis seal mäealustes tunnelites. Et need tunnelid on ka nagu hiljuti avastatud. Giid ütles, et kui tema oli poisike, siis ta elas seal kandis ja tol ajal oli seal üks väikene koobas ja arvati, et see on nagu looduslik ja sellega keegi ei tegelenud. Aga nüüdseks on sellest nõndanimetatud koopast edasi kaevatud ja tuleb välja, et seal on tänaseks päevaks on seal lahti kaevatud juba üle 3 kilomeetri
mingisuguseid ammuseid käike või tunneleid. Ja me saime sinna sisse ja me käisime seal ja ma tegin ka pilte ja üks mis kindel, need käigud või nõndanimetatud tunnelid, noh, need on ikkagi inimese tehtud. Ja niivõrd ammu aega tagasi, et keegi kohalikest ei mäleta, ei tea sellest midagi, mingisugust pärimust selle kohta ei ole. No ütleme niimoodi, et kohalikud ei tea, millal need tehtud on. Selge see, et kohalike eluajal nad tehtud ei ole, nad on tehtud varem, aga kas seal nendes tunnelites oli midagi, mis võis vihjata, kuidas need tunnelid tehtud olid, kas massinaga või kuidagi pidi niimoodi käsitsi kaevatud, kas seal oli kunstielemente? Noh, tundub, et pigem ikka käsitsi, jah, kuigi seal on ka kusagil nendes tunnelites kaugemas otsas, kuhu me ei jõudnud, on veel mingid kanalid. Tunneli põhjas on kanalid, kus siis voolab vesi ja need on täiesti, ma nägin fotosid, kohale ma ise ei saanud, aga nad on täiesti sellised hästi korrapärased kanalid, täiesti sirgete seintega ja et seal tundub, et on mingisugust tehnoloogiat tarvitatud, jah, kuigi käigud ise, neid saaks ka nagu labidaga kaevata. Ja mis on hästi huvitav on see, et sa lähed sinna käiku sisse ja siis need käigud ja ta hakkab hargnema. Vasakule paremale ja siis muudkui hargnevad, eks ole, nagu mõni puuoks. Ja huvitav on see, et kõik need külgmised käigud, nad olid kõik kividega kinni nii-öelda müüritud. Nad mingit segu tsementi, midagi taolist vahel ei olnud, aga need käigud on omal ajal inimese poolt suletud täiesti korrapäraselt kividest laotud sellise müüriga. Ja nüüd nad siis ükshaaval neid võtavad lahti ja vaatavad, mis seal taga on. Ja siis kuskil seal on üks väikene järvekene mäe all nii-öelda ja siis ühes kohas mitmete käikude ristumise punktis oli tohutu suur kivi. Ja selle kohta nad väitsid, et see on keraamika, et see on inimese tehtud. Ja seda ma hästi nagu ei tahtnud uskuda, aga seal me istusime ja kõik said seda katsuda ja tunda, kui võimas energia seal on ja tegin pilti ja mis ma oskan öelda? Ma ütlen, et seal on midagi, jah. Seal on inimesed 1000 aastaid tagasi võib-olla toimetanud, aga ma paraku ei suuda küll aktsepteerida kõike seda, mida need kohalikud giidid seal räägivad, sellepärast, et asi läks ikkagi nii kaugele, et seal üritati väita, et küll on seal inimesed ise mingisuguseid kive teinud, eks ole, ja siis nendest kividest seal pärast ehitanud, aga kõik, mida mulle näidati, minu meelest kvalifitseerus ikkagi looduslikuks kiviks. Ja näidati siis sellist paljandit, eks ole, kus me saame näha mingit kivikihti ja siis savikihti ja jälle mingit kihti ja veel ühte kihti, nii nagu Rocca al Mares näiteks. Ja täiesti tõsimeeli giid seletas, et see on kõik inimese tehtud. Kõigepealt laotati hunnik kive maha, siis pandi natuke savi peale ja siis veel midagi ja vot seda ma enam ei suuda aktsepteerida, et ma olen küll esoteerik ja ma olen küll müstik ja mind huvitavad salajased asjad ja ma käin ja uurin selliseid asju, üritan ikka oma silmaga vaadata ja mitte lihtsalt uskuda, aga ma olen ka skeptik, ma ikka natuke olen skeptik ka kõige selle kõrval ja ma ütlen, kurat, see läks nagu liiale see luulu. Eks inimeste fantaasiad on väga erinevad ja tõenäoliselt eks taustateadmised ole ka need, mis võimaldavad fantaseerida. Tihtipeale võetakse ju päris akadeemilisse teaduste vastu niisugusi asju, mis on, nagu ma siin olen lõõpimisi öelnud, millest kujuneb ametlik seisukoht nii tugev, et see ametlik seisukoht on võimeline välja puksima kogu tõe. Sest asjadel, rumal inimene saab üsna hõredalt aru põhjuslikest seostest ja kui sa ütled, et paks kiht savi on pandud nüüd kivide vahele, kui paks see savikiht seal oli? 5 sentimeetrit. 5 sentimeetrit. Ja see peaks siis mida tegema? Hoidma nagu kive koos või ta peaks olema siis ju jõuvaruga nii, et see müür ikka püsib. Eks ole, miks on vaja pehmemat asja panna vahele?
selleks, et nad vajuksid omavahel kokku, aga kui see on lihtsalt vahekiht, siis paratamatult tekivad küsimused, miks? Ja ei, ma seda kõike ei suuda tõsiselt võtta, jah, mida nad seal rääkisid, et küsimus ei olnud lihtsalt mitte mingis müüris, vaid seletati, et terve mägi on ehitatud niimoodi. Kõigepealt toodi suur hulk kive ja siis laudati laiali ja siis toodi savi ja laudati see ka laiali ja otsast nagu kitsamaks ja nüüd ongi mägi meil, eks ole. Kas sulle üritati seletada ka, miks see mägi ehitati? Nojah, põhimõtteliselt see oli nüüd küll teine mägi, see mägi, mille all olid siis need tunnelid. Selle kohta räägiti sellist juttu, et see puhastab siis õhku, et tohutult puhas õhk on seal, oli küll väga meeldiv hingata ja nad väidetavalt olid siis ka selle mitmel viisil mõõtnud seda kõike ja mingisugused numbrid olid seal tahvlitega seinte peal käikudes ja pidi olema hirmus puhas vesi ja kokkuvõttes siis jõuti siis sellise väiteni, et sellised püramiidid olid omal ajal üle kogu maailma ja nemad tegelesid siis kliima kontrollimisega sellel meie koduplaneedil. Puhastasid õhku ja mida kõike nad tegid ja lisaks kõigele veel balansseerisid siis ka kontinente. No see on muidugi vägevasti öeldud, arvestades, kuidas kontinentide kontuurid on viimaste aastatuhandetega muutunud. Ega sellest ei ole ju väga palju möödas, kui maailma meretase oli, ma ei tea, 50 meetrit madalam. Ja see nüüd viimasel ajal ju kirjutatakse üsna tihti ka sellest, mida on leitud Ameerika maal, vee all, lausa säilunud puutüved ja muidugi Egiptuse kandi sukeldujate tegevused seal, see oli vist Herakleion või ma ei mäleta, mis selle linna nimi täpselt oli, kus tuuakse ka lausa imeasju välja, suured kujud ja värgid. No fantaasia on fantaasia, pole midagi parata. Kui nad teavad täpselt, et vaat niimoodi tehti, on neil ka põhjendus, miks oli vaja niimoodi teha, miks oli vaja vägivaldselt sekkuda, nii-öelda kõige kõrgema tahtesse kliima suhtes. Kas nad saastasid siis teise otsaga nii palju, et siia otsa tuli püramiid teha või mis? Ei Giid meile nüüd selliseid detaile ei selgitanud jah, aga ma ütlen, see jutt oli tõesti natukene selline, et sama hästi oleks ta võinud ka öelda, et see püramiid on tehtud lampjalgsusega võitlemiseks või midagi taolist, eks ole. Aga sel teemal on ju välja antud nii mõnigi raamat ja internetiski saab ju lugeda ja uurige ise, ma ei suvatsenud neid raamatuid osta, sest mul aeti natuke tuju ära. Et ma ütlen, midagi seal on, aga kahjuks sellised New Age mõttelaadiga inimesed, nad nagu lendavad ikka liiga kiiresti, nagu liiga kõrgele ära, et ma ei suuda neil on tasandid, neil on, ma ei tea, mis asjad, nad on ju jalgupidi teises dimensioonis ja nii edasi, see on üks pisukene vahe. Vaata, kui jälgida nüüd, ütleme, seda REN TV-d, siis väga raske on nendest pseudo- või poolesoteerilistest saadetest välja noppida tõsiseid fakte. Kõige häirivamad on just siuksed ärritunud kokutajad, kes teavad täpselt, kuidas omal ajal jumalad tulid ja ehitasid oma kätega ja sellest on kuskil kirjutatud ja nii edasi, kusjuures neil on kohati isegi täiesti uhked akadeemilised tiitlid, aga see, mida nad esitavad, on teinekord ikka niisugune, et viitab lahti unustatud palati uksele. Sest väga lihtne on midagi väita. Samas, kui keegi neist esitaks küsimuse või mingisuguse hüpoteesi, miks on nii meeletu kogus maailma ajalugu ära kadunud. Jah, ma olen kuulnud ühte viidet, et tänu sellele, et Aleksandria raamatukogu sai kellegi käsul maha põletatud. Ega see Aleksandria raamatukogu nüüd ka niisugune koht ei olnud, kus olid ikka tõsi tehnilised joonised ja värgid. Seal oli rohkem reisikirjeldusi, kuidas ühes või teises kohas elatakse. Vähemalt loogika järgi on niimoodi. Ma võin sulle öelda, mis Aleksandria raamatukogus oli. Aleksandrias oli selline seadus, et iga laev, mis sadamasse tuli, ei saanud enne lahkuda, kui kõik tema pardal leitud käsikirjad olid kopeeritud. Nojah.
ja need läksid Aleksandria raamatu kokku, nii et seal võis olla kõike. No eks siin võiks ju viia jutuga natukene Leonardo da Vinci peale, sest see mees oli ka kõva kopeerija, tormas aga sadamasse, kirjutas jälle natukene Hiina entsüklopeediat maha, tegi oma joonised valmis ja praktikas ei ole ju pea midagi peale piltide. No seda nii jooniste mõttes, helikopteri printsiip ja ma ei tea, mis asjad veel. Samas kõrval kohe mingisugused portreed kenasti pintsliga tehtud ja niimoodi. Aga jah, tundub, et kuskil oli see info olemas, Leonardo kopeeris, läks tema omandina kirja, et näe, mis vanake välja mõtles, aga kas ka tegelikult? Jah, ei, nii hilisel ajal nagu Leonardo da Vinci ajal ei mõeldud enam midagi välja, et tegelikult siis lihtsalt taas avastati ja võib-olla leiutati midagi mingitest leitud riismetest. Tegelikult kui me vaatame nagu sa mainisid Hiinat, eks ole, siis samamoodi ka vedalikes tekstides on ju tegelikult ka lennuaparaatide kirjeldused ja seda ja ajalukku on tekkinud lünk. Isegi mõistmises. Jah, ongi ja mulle, mina olen veendunud et see lünk on muidugi tekitatud teadlikult, sellepärast, et kui inimkond ei mäleta enda ajalugu, ei tea, kuidas nad on vanasti elanud, kust nad on tulnud ja mis selle kõige mõte on, siis loomulikult on võimalik neile sisestada pähe mingine uus idee sel teemal, eks ole. Minu meelest on sellest siin Nõmme raadio saates ka keegi rääkinud, oled see sina või keegi teine, mingisugusest muusikakoolist. Oli see Austrias või kuskil, kuhu saab kalli raha eest minna õppima muusikat, aga need, kes on varem kusagil õppinud, et need peavad veel rohkem maksma. Ei tule praegu tuttav ette, aga Ühesõnaga, üks asi on õppimine, aga teine asi on ümberõppimine, eks. Et ma sain aru, et siis selles koolis ikkagi õpetajad on nagu siis taibanud, et kui keegi on juba valesti endale mingisuguse asja sisse õppinud, siis seda sealt välja koolitada on väga keeruline ja siis alles saab hakata seda õiget asja sisse panema. Vot selles ongi see konks, et inimkonna manipulaatorid minu hinnangul on tabanud ära selle, et nad akadeemilist teadust ümber õpetada on praktiliselt võimatu. Ei, et nad ikkagi puhastasid inimkonna mälu ära, et nad viskasid kõik välja, mis seal enne oli ja tekitati kenad suured sõjad vahele, et jumala pärast mingit järjepidevust ei oleks. Ja siis sellise puhtasse kohta sai istutada uue paradigma, uue nägemuse, eks ole. Ja vaat nii ongi, et kui inimkond täna mõtleks endast samamoodi nagu seda tehti näiteks 5000 aastat tagasi, siis me elaks ju teistmoodi, aga täna on inimestesse istutatud hirm absoluutselt kõige ees, hirm vananemise ees, hirm haiguste ees, hirm vaesumise ees, ja siis selle kõige vastu on olemas ka kohe rohud, eks ole, et pangast saad laenu ja nii edasi, et vot see hirm ongi, millega manipuleeritakse, jah. Võib nii olla küll. Bosnia püramiidist tehti esimest korda juttu vist 2006. aastal, kui kohe hakati suure võimsusega ette valmistama, et see piirkond, mis tegelikult on vist Sarajevos paarikümne kilomeetri kaugusel, alguses see veetähega koht oli. Visoko. Jah, muidugi. Me saame ju aru, eks ole, kes slaavi keelt natuke mõistavad, et see tähendab kõrge. Ja siis olid juba tootmisse lastud ka püramiidi pitsad ja valmistuti turistide hordide saabumiseks. Nagu ma aru saan, püramiid peaks olema pealt 600 meetri kõrge, seega ta peaks olema nagu Giza püramiidis suurem. Ta vist on kolmnurkse põhipinnaga püramiid. Vot ei mäletagi, ma ei ja loomulikult vaadati seal kuud ja päikesesüsteemi, tehti meeletult täpseid arvutusi, millest ei ole usugi järgi. Aga nii nad väidavad, jah. See suur püramiid, mis on sellest Egiptuse omast kõrgem, seda nad nimetavad päikesepüramiidiks, et nimetus on juba teada, eks ole, välja uuritud. Ja teisel pool teed seal tema vastas on siis see kuupüramiid, mille otsa ma ka ronisin. Päikese omasse ei viitsinudki ronida.
aga no see on päikese, kuu ja draakoni püramiid, eks ole. jah, draakon ja siis oli seal veel mingisugune Mother Earth ja siis armastuse püramiid ka loomulikult, et seda ei saa. Siin kisub juba päris New Age'is ja mitte, et ma nüüd kahtlen milleski. Ja ei muidugi, aga mul kahtlusi pole, mul on kõhklused. No tead, need nüansid. Jah, aga no ma ütlen huvitav, et ekskursiooni lõpuks viidi meid jah sinna kuupüramiidi otsa ja ega ei olnudki nii väga lihtne sinna üles kõndida, et võttis hingeldama ja muide hästi huvitav oli see, et minust veel aeglasemalt tuli ja jäi poole tee peale toppama üks minu meelest täiesti kena tugeva kehaehitusega on kohalik mees, meie taksojuht ja siis ma mõtlesin, et ta vist on kõva suitsetaja ja siis see mõttetera leidis kinnitust, nii et vaat ma sain ühe praktilise sellise näite küll enda kollektsiooni juurde, et jah, täies elujõus mees, eks ole, tugeva kehaehitusega endine sõjaväelane vist, aga ta isegi vaat minu ülekaaluga ei suutnud võistelda, et suitsumees ei suutnud mäe otsa ronida, noh. Tore lugu, aga mäest, mägi on selles mõttes huvitav, et seal on nagu mingisugused, nagu nad nimetavad terrassideks. Yeah. Et nagu selline astmeline nagu mägi, nagu on need Maia püramiidid ja nii. Ja et nõnda nimetatud terrassid, nende põrandal nii öelda on siis kividest laotud selline, parkett, põrand. Ja vot mind hämmastas tema selle giidi selline kiindumus sellesse mõttesse, et need kõik on nagu inimeste tehtud kivid, mitte et nad oleks ainult välja lõigatud ja sobilikuks mõõdetud, aga et kivid ise on tehtud inimeste poolt, kujutad sa ette. Ja ma ütlen, et selliseid kive näeb Eestis küll, seal samas Rocca al Mares ja võib-olla veel kusagil, et ma tõesti ei tea, millest tal selline entusiasm nende kivide valmistamise suhtes, aga võib-olla siis Bosnias ei ole nii palju selliseid kive nagu meil, et võib-olla see on siis mingi aruldus. Jah, kui mujal ei ole, siis tõepoolest võib öelda, et keegi peab olema need teinud. Ja. Aga kui hakkaks nüüd fantaseerima, kui vanad nad ütlesid, et need püramiidid on? No las ma mõtlen. Kuulnud olen mina midagi 12 000 aastast. Jah, oli küll vist, jah, oli küll. Ja kas võiks öelda, et see on omaette murdepunkt, see 12 000 aastat, millega sina seostaksid niisugust ajamäärust või määratlust? Mis sel ajal toimus maailmas? 12 000 aastat, see on pool pretsessiooni ringi ja Kambodžas, Angkor Watis, kus ma käisin 3,5 aastat tagasi, sealsete templite asetus vastab tähistaeva asetusele jah, kuskil 11 000 aastat tagasi. Ja lisaks see seostub veel ka jääajaga. Et midagi seal on selles 11 000, 12 000 aastat tagasi, et Angkor on algselt ehitatud ilmselt jah 11 000 aastat tagasi. Mulle tundub, et vaata see jääaeg ongi see nähtamatu piir, millest kaugemale ajalugu ei lähe. Tähendab, ta läheb, aga ta läheb siis juba nii kaugele, et vot 120 aastat tagasi või 120 000 aastat tagasi siis, kui need teised. Muidugi akadeemiline teadus on selles suhtes ka müstiline, et kui siin mõelda meie geenivaramu peale ja selle peale, et kogu Euroopas toimus ju meeletu geeniuuringute buum ja uuriti. Ma ei jõua siiamaani ära imestada, et tegelikult ainukene niisugune ajalooline asi, mis välja uuriti, olid, ma ei tea, 100 või paarisaja 000 aasta tagused 4 esimest juudi ema. No nii. Kuidas on see võimalik, et üks ahv on korraga juut ja teised ahvid ei ole? Täielik arusaamatus. Ja vaata, eks selle jääajaga tõepoolest, sellest on ju korduvalt oleme siin vestelnud erinevate inimestega, et
jääsein ju lükkas meeletult suuri asju ühest kohast teise, vaatame kas või Eesti rändrahnusid. Vaatame Toompead. Toompea pole ju ka muu kui jääliikumise tekkel kogunenud mägi, eks ole. No jah, ja see Balti klint, eks ole, kus settis siis terve see paesein, mis lõpeb kuskil Laadoga järves ja algab vist, mis see oli, mis saared need on seal Rootsile kuuluvad, ei tule Gotland. No kuskilt sealt kandist ja hakkab tema pihta. See on omaette sein, kus juures paned sa tähele, et see sein on vähe vildakas, sellepärast, et tema ju tõuseb sinna ida poole. Ja. Järelikult pidi olema nagu maakera kujuga ka nagu, sest vesi teatavasti on ikka horisontaalne nähtus, mitte niimoodi, et ühest otsast on tass kõrgemalt täis kui teisest. Ja. No, vaata, mulle meenub, kui ma veel 3 aastat tagasi Eestis olin, siis ma tegin lühikese hüppe Tartusse, jalutasin seal Emajõe ääres ja jõudsin kuskile päris kaugele Võssa ja seal oli mingisugune tahvel, selline infotahvel oli üles pandud ja sealt anti päris selgesti mõista, et see punkt, kus ma praegu asun ja seda tahvlit loen, et see oli kunagi ekvaatoril. Nii et selles mõttes see on ju teaduslik fakt, eks ole, et millal see kunagi oli? Vot ei mäleta. Võib-olla oli jälle mingi 11 000 või midagi taolist tagasi. Võib-olla ka mitte, ilmselt siiski mitte, ma ei mäleta. Vaata, kui nüüd hakata piltlikult ette kujutama meie põhjapoolkeral toimunud sündmusi, lõunapoolkerast muide nagu neetud me ei tea suurt midagi, seal nagu ei olegi midagi olnud, välja arvatud muidugi Aafrika ja Aafrikaga seotud, et vaat sealt need inimesed tulidki. Kas nad ka tegelikult tulid, kes seda teab, kuigi väidetakse, et tulid. Võib-olla tulid tagasi. Viis mu sellele mõttele Tartu Ülikoolist kirjutatud igasugused doktori ja muud tööd karudest. Et vaat karude populatsioon on tulnud meie aladele sealt ja nemad on kõik sugulased. Ja mina hakkasin mõtlema selle peale, et aga miks nad meie aladelt ära läksid? Ja ära nad läksid, sest jää tuli peale ja süüa polnud midagi, eks ole. Nii läksid ka inimesed siit ära ilmselt. Ja mine sa tea, mis siin veel vahepeal võisid juhtuda, sest oled sinagi rääkinud, Abirama, siin kenasti ju veedavärkidest ja sulanud pinnasest, kus on lausa klaasitaoline mass. Iraani aladel vist näiteks ja mujal, mis viitaks nagu tuumasõdadele ja eks veedades on kirjeldatud ka kõik võimalikke niisugusi nähtusi. Midagi on ju alles jäänud, aga samas akadeemiline teadus ütleb, nagu tema ütleb. Ja kui nüüd mõelda natukene Darwinist, kes tegelikult ju ei esitanud oma teooriat, kui vaadata Darwini elulugu ja tema tegevust, tema julguse ja jultumuse astet, siis on tõesti tunne, et tegemist oli nii-öelda väärikat perenime kandva isikuga, kelle läbi võis esitada teatud teooriaid, et sel oleks ka ühiskondlik taust tugevam. Aga väidetavalt kirja läks ju hoopis ühe teise mehe kirja pandud värk ja Darwin lihtsalt andis oma nimega nii-öelda notariaalse tagatise, et asi on õige, nii pidigi olema. Kui nüüd tuletada meelde legende Kolumbuses, kes olla siiski liikunud kaartide järgi. Kui tuletada meelde neid kaarte, kus väidetavalt on Antarktika kontuurid ja kõiksugu värgid peal, no tahes tahtmata tuleb tunnistada, et me oleme väärõpetuse ohvrid. Eriti kui me oleme poliitiliselt korrektsed, ehk siis isemõtlemise võimeta. Jah, absoluutselt kindel, selliseid fakte on ju veel, tõepoolest, et kaardid täpsete mandrite piirjoontega olid olemas enne, kui nõndanimetatud teadus sinnani jõudis, eks ole, ja need tuvastas. Ja loomulikult see samane Aafrika oli kaartidel ju enne, või tähendab Ameerika oli ju kaartidel ka ammu enne, kui Columbus sinna jõudis ja sellest kõigest saab ju Wikipeediast lugeda ja nähagi neid algseid kaarte
Noh, mis siin öelda, täiesti selge on, et kunagi on eksisteerinud tsivilisatsioon, kes teadis oluliselt palju rohkem kui tänane inimkond veel võib-olla mõnisada aastat tagasi, eks ole. Ja noh, võib-olla ka tänastest teadmistest, noh ilmselt nad olid üle. Kusjuures ma ei arva, et nad olid väga tehnoloogiline tsivilisatsioon, et ma usun, et nad said oma asjad tehtud väga looduslike vahenditega. No. Ei ole absoluutselt välistatud, sest kõik sõltub sellest, milline on sinu, no see on nüüd niisugune asi, millele ma ei oska isegi nime anda. No jah, milline on võib-olla sinu ahnuse aste, et kui sa oled rahul oma elulaadiga, nagu sa Indias oled näinud, seal on ju terve hulk igasuguseid kaltsakaid, kerjuseid värke, kellel on oma rahulolu oma elulaadist. Ja on ka neid, kes lähevad närvi ja hakkavad sellele vastu. Võib-olla tegemist on elementaarse ahnusega, et oi, ma lähen Soome tööle, aga ma teenin seal palju raha ja siis ma olen palju vägevam inimene kui kõik teised. No tõepoolest, kui inimestele jätta õigus viljeleda neile omast elulaadi, ja mitte ärgitada neist ahnust, hirmu, intresside ja kurat teab mille ees, siis šanss on, et asi oleks ju palju paremini paigas, aga hetkel kogu intressimajandus on ju tegelikult selleks, et pärssida inimkonna arenemisvõimet. Jah, on... Võib öelda niimoodi, et on kaks põhilist maailmavaadet ja kõik ülejäänud on nende derivaadid. No et ülevalt alla ja alt üles või? Ei, on kaks maailmavaadet. Üks on, mis põhineb teenimisel ja koostööl ja teine on siis selline, mis põhineb ekspluateerimisel. Et kui sa hakkad lähemalt vaatama, siis tegelikult kõik taandub nendele ära, et kõik ülejäänud maailmavaated on kas esimese või teise erinevad vormid, eks ole. Et täna meile püütakse selgeks teha, et kõige parem on elada niimoodi, kui me kõik toetame ikkagi, hoolitseme selle eest, et ärimeestel oleks hea, eks ju. Et äri peab olema toetatud, sellepärast, et siis, kui ärimeestel on vabad käed ja on meil vaba turg ja kõik on hästi vaba majanduses, et siis majandus kasvab ja kui majandus kasvab, siis saavad paljud inimesed tööd ja kui paljud inimesed saavad tööd, siis nad saavad ka palka ja kui nad saavad palka, siis nad saavad ju osta igasugu asju ja ongi elu hirmus hea. Ja võt siis täna ongi niimoodi, et on üks ärimees, kellel on raha, ta on hankinud endale mingisugused tootmishooned, ta on hankinud sinna mingisugused seadmed ja toodab näiteks lastele mänguasju, eks ole. Ja 100 000 ja võib-olla isegi miljonid maksavad siis talle kinni mitte ainult selle mänguasja tootmise oma hinna, vaid hoolitsevad ka tema kasumi eest, eks ole. Ja kui me vaatame, kuidas asjad olid veel 200 aastat tagasi, siis oli ikkagi niimoodi, et igaüks tegi oma lastele mänguasjad ise, Ja võt see ongi see, et tegelikult selline kapitalistlik lähenemine tegelikult ei tööta üldsegi ühiskonna heaks, see töötab ikkagi väga väheste heaks. Ja tegelikult on see ekspluateerimine, No, on küll jah, aga samas Ladviku suhtes on see ju, ega nemad ju ei arenda asju loogilises ja loomulikus suunas, kui nad kasutavad selle sama arengu pärssimiseks oma ahnust ja enda kätte kogutud vahendeid. Sest nende ajukapatsiteet isegi summaarselt on rakendatud ju selle peale, et tekitada endale vahendeid, mitte arendada teadustehnikat, kultuuri ja nii edasi, vaid allutada kõik teadustehnika kultuur enda käes olevatele vahenditele ja oma IQ-le. Ja kui sa tegelikult neid vaatad, neid inimesi, siis pole ju keeruline märgata, et ka nemad on ohvrid, eks ju. Et nad ei teeks ju seda, kui neil poleks hirmu. Jah, aga nemad on pigem oma hirmu, ilmajäämishirmu ise loonud ja see on midagi muud. Ma saan aru, jah, kuningate dünastiad teatud piirini hoolitsevad oma alamate eest, aga samas need samad vahendid
mis olid kunagi nende positiivne pool, rikkus, autoriteet, need on nüüd pööratud ju kuninga dünastiate vastu ja me näeme võib-olla kõige ilmselgemalt seda minu pärast kas või Briti krooni juures, kus kasutatakse neid nukukesi, kes tuuakse välja, aga samas tihtipeale paneb peaministergi kuningannale ju sõnad suhu, mida ta nüüd peab ütlema ja mida ta teisel ajal peab ütlema. Ja vastupidi, kuigi hetkeseisuga muidugi kuninganna ja David Cameron on sugulased, ei ole midagi parata ja neid sugulasi on palju. Mina pean seda Cameroni määramist peaministriks tegelikult monarhia katsena imbuda sisse valitsusse, et mitte kaotada viimaseid kontakte. Kas see monarhia on nüüd hea või halb, aga fakt on see, et kui iga rahajõmm võib teha, mida ta tahab, osta endale seaduse, mis ta tahab, siis see ei korrasta maailma. Ei. See ei anna edasi ka universumi seaduspärasusi, vaid ta pigem väärastab vähkkasvajana kogu inimkonda ja sellest välja saab tulla ainult väga suure verega. Nii nagu Mark Twain ütles kunagi, et inimkonnal on vaja ühte pisikest head korralikku sõda. Siis tekivad uuesti eesmärgid, nii ka täna. Võib-olla see paljudele ei meeldi, võib-olla see ei ole poliitkorrektne, aga ma ütleksin, et suuremat aadri laskmist on vaja. Siis üritab inimkond uuesti mõtestada oma elu, oma eesmärke, sest pärast seda, kui nüüd vaadata kas või vanu nõukogude aegseid kinokroonikaid, no olid nad, mis nad olid ja küll võib öelda kommunistlik propaganda, aga midagi ehitati üles. Miski asi oli eesmärk ja muidugi religiooni loomine sinna kõrvale, et ainult suur jumal Stalin on see õige ja selle religiooni vastandamine siis liitlastele ehk jõledale kapitalistlikule maailmale, me näeme ju siin täpselt samasuguseid protsesse, eks ole. Aga ikkagi, tuleme püramiidide ja jääaja juurde tagasi. Jääaegade suhtes on ju teadlastel erinevaid seisukohti. Ühed ütlevad, et neid on olnud kohe jopiti palju ja neil on õigus ja teised ütlevad, et ei ole olnud õieti ühtegi jääaega, kuskil 100 000 aastat tagasi ja suur jäätumine. 100 000 aastat, see on päris pikk aeg, siis olla toimunud Skandinaavia, Briti saared, kõik, Vedela Inglismaalt vist mingi ala jäi sealt välja, väikesed jääajad, suured jääajad, aga kõik need ajad olid niisugused, et vaata Abiraama, kui tuleks nüüd põmdi meile siia jääaeg, me ju sureksime karjas välja, sellepärast et turg dikteerib hinnakujunduse ja 99,99% ei suuda seda maksta. Jah. Ja kuna on olemas, kuna tegemist on turuga, siis ei saa ka kellegi suunas näpuga näidata, sellepärast et turg on impersonaalne. Ja mis juhtub edasi, ütleme 100 aasta jooksul, kui jääaeg on olnud? Praktiliselt kogu tootev, töötlev, mõtlev, asjast aru saav inimkond on surnud, raha on kaotanud mõtte, sest teda ei saa rakendada ühegi eesmärgi saavutamisel ja siis selgub raha omanikul, et näed, külm hakkab, sellepärast et keegi ei küta ahju. Ta kuulutab konkursi, teeme nüüd hanke, kes hakkab mul ahju kütma. Ja selgub, et keegi ei oskagi seda enam teha. Ja tema ise ka ei tea, kuidas seda teha. Võib ju panna puunotid ahju, aga soem ei hakka. Kuidas tuld teha? Ja ongi seesama käes, et 1000 aastat hiljem oletatakse, et kunagi oli üks vana ja vägev tsivilisatsioon, kus jumalad tulid maa peale ja lasid kõrge kaarega inimestele kraesse ja ütlesid, mida teha tegelikult tuleb. Nagu me näeme, on tegemist siin päris perversse
no vähemalt minu suust perversse käsitlusega, kui mitte aktsepteeritava hüpoteesiga, aga sina kui veedasid natukene nuusutanud tegelane, mida sa selle kohta võiksid öelda? Ei no teie, härra Leppa, olete niivõrd verejanuline inimene, et see on lihtsalt kohutav. Aga ma mõtlen, et noh, sa rääkisid nüüd siin nii palju, et ma päris kõike ei jõua kommenteerida, aga see sõjamoment ja üks korralik verevalamine, et see on väga tõsi. Ma olen sellega nõus. Aktsepteeritav mõttekäik. See on aktsepteeritav mõttekäik, jah. Sellepärast, et ega umbrohule sa ei saa läheneda mingi veenmismeetodiga, et kuule, et ära nüüd allitasin või midagi, eks ole. Et umbrohi tuleb välja juurida, ja paraku on tänane inimkond on ikkagi käest läinud ja ta mõjub ikkagi sellel planeedil ikkagi parasiidina, eks ole, ja ma ei näe tõepoolest muud varianti kui üks korralik, kuida ma ütlen, olgu see siis veeuputus või mingit sorti maailma lõpp võiks tulla ja peale seda siis ehk järele jäänud riismed ehk suudavad jätkata maailma teistmoodi. Sellepärast, et miks see nii on, see on väga lihtne mõista. Et esimesena ärkab see, kes näeb kõige jubedamat und, eks ju. Ja. Tema ärkab alati esimesena. Ehk kui me nüüd kanname selle inimkonnale üle, siis ma ütlen, et ega inimkond enne ei ärka, kui see uni ikka jubedaks läheb. No jah, tõestuseks võib kasutada kas või seda sama kena momenti. Ma ei mäleta, kes see oli, kas mitte koguni Paljasjalgne Tõnisson, kes käis Pätsu lossi ees ja karjus, et häda tuleb. Ja siis kutsuti ta sisse, söödeti kõht täis ja anti veel toitu kaasa ka ja mis sa täiskõhu kõik enam karjud. No jah, see on nagu... Aga häda tuli. Tänapäeval tuntakse seda võtet, näiteks Evelin Sepa peal on kasutatud seda võtet, et see on siis suu torti täis. No see on vallandamine edutamise kaudu, eks ole. Aga las ma ütlen paar sõna võib-olla siis ka Stonehenge'i kohta, enne kui meil saade otsa saab, et vaata Stonehenge'is oli ka huvitav, et ma sattusin mul on paar sõpra Inglismaal, kutsusid nad mind külla, mõtlesin lähengi. Vaata nagu Oskar Luts juba ütles, et kunagi ei maksa endale ettevaatamatult külalisi kutsuda, et mõni on nii nahaalne, et tulebki. Ja ma siis olin ka siuke nahaal, läksin, maandusin ja lasin endale siis paiku näidata. Ja juhtus niimoodi, et ma järsku taipasin, et aga on ju suvine pööripäev. Mul nagu ei olnud plaani otseselt Stonehenge'i minna. Aga siis mul meenus, et ma olen kunagi mingisugusest dokfilmist näinud, et suvine pööripäev ongi see päev, kus siis tuhanded kogunevad sinna Stonehenge'i ja see on siis nagu ainus päev aastas, millal lastakse seda Stonehenge'i ka käega katsuda. Muidu on seal ju aed ümber. Ja siis vaatasin, et kõik nagu klapib ja minu võõrustaja oli sel päeval just tööl ka, et mul oli 2 varianti, kas istuda üksi mulle lahkelt eraldatud toas või siis minna reisida Stonehenge'i. Ma reisisin Stonehenge'i. Reis läks edukalt, 20 naela rongi peale. Rongi pealt maha tulles kohtasin ühte hindut, kes naeratas väga laia naeratust ja kui ma niimoodi otsivalt tema poole vaatasin, siis ta muudkui noogutas ja naeratas veel laiemalt, siis ma mõtlesin, ma pean siis ligi astuma, kui ta nii ligitõmbav on. Ja läksingi ligi, küsis Stonehenge'i ja ma ütlesin Stonehenge'i. Väga lahe, et ma lähen ka, et buss läheb siit, ja ma ootan ühte sõpra veel ja ajasime natuke juttu, tuli välja, et ta on antropoloog, Londonis sündinud, Punjabist muidu pärit juurtelt. Ja tuli üks neiu ka, kohalik inglise neiu ja tema oli ka antropoloog, siis nende antropoloogidega me sõitsimegi siis bussiga Stonehenge'i sealt. Ja rääkisime nendega ka sellist inimkonna ajaloo juttu ja mis antropoloogiga muud ikka räägid, eks ju. Ja ma pean ütlema sulle seda, et ma ei teadnud, et Stonehenge'i ümber on veel vaatamisväärsusi, seal on tegelikult üks Stonehenge'i laadne koht on veel seal mitte väga kaugel, siis seal on mingisugused linnuse moodi asjad, aga mis kõige huvitavam, ümber selle Stonehenge'i igas suunas on mingisugused asjad, mida nemad nimetavad inglise keeles barrows. Ja ma sain aru, et need on siis vähemasti oletatakse, et need on mingisugused matmise paigad.
no see barrow on iseenesest väga mitmetähenduslik sõna, selle peal tehakse ju turgudel ka äri või on see lihtsalt samakõlaline, noh siin peaks kirjapilti võib-olla nägema. Jah, ma ei teagi sellist sõna. Kui sul on barrow and the marketplace, siis sa tegeled ju kaubandusega seal. Nii, no jakene küll ja need on siis sellised nagu väikesed kuplid, et kui sa seal Stonehenge'is seisad ja vaatad, siis üks oli ida poole ja praktiliselt iga silmakaares jah, et vaatad, siis näed seal kaugemal põldude peal on sellised väiksed kuplid korrapärased. Ja ma mõtlesin, et seda asja peab uurima ja vaatama, et äkki on tegemist mingite planeetide projektsioonidega või midagi taolist, eks, et võib-olla on üritatud siis Stonehenge'i ja tema ümber teha mingit sellist päikesesüsteemi mudelit või midagi taolist. Ja tõesti väga huvitav, et enamus neist kõik, välja arvatud üks nendest on nagu kaugemal, võib-olla kilomeeter ja isegi nii sellises kauguses. Aga ainult üks neist on päris Stonehenge'i lähedal, seal võib-olla mõnikümmend meetrit. Ja vaata, see oleks nagu loogiline jah, et nagu kuu, eks ole, et kui Stonehenge on siis võib-olla nagu see tsenter, et kuu oleks siis nagu see kõige lähem taevakeha ja siis edasi juba teised seal kaugemal. Et nagu kiviaegne teemapark siis või? Jah, midagi taolist. Ja aga ma uurisin seda ja vaatasin siis satelliidifotode pealt ja seal saab ju ära määrata siis, mis nende nurkaugused oma vahel on ja ma pean tunnistama, et ma praegu veel mingit päris head võtit ei leidnud, et mida see võiks tähendada, aga loomulikult ma leidsin internetist, et ega siis seda on ennegi uuritud ja selle ümber on palju teooriaid ja igal juhul on see asi huvitav, et kellel huvi on, zoomige sisse Google'i Mapsides, eks ole, ja vaadake satelliidi fotosid, et need barrowsid on tegelikult ka täitsa nähtavad satelliidi pealt. No väidetavalt on Stonehenge'i ümber vallikraav ja seal pidavat olema 56 süvendit, mida vist Aubrey aukudeks kutsutakse. Midagi taolist on see, mida see 56 võiks sulle kui numeroloogia, astroloogia ja kõige sellega tegelejale öelda? 56 on huvitav number, aga väga kiiresti ei tahagi kohe midagi öelda, siin peab ikka natuke kõrvutama asju ja natukene analüüsima seda asja. Jah, Stonehenge oli kõrgema koha peal küll ja selle ümber võis ju mingi vallikraab olla kunagi, et praegu seda vist nüüd nii väga selgelt nüüd küll näha ei ole, aga sellegi poolest, aga ma räägin võib-olla paari sõnaga ka sellest, mis seal toimus, et. Ütle mulle seda, kas sulle mainiti ära, millal see Stonehenge rajati? Siin on mitmeid andmeid, ühed ju väidavad, et umbes 5500 aastat tagasi hakati tegema ja siis 3000 aastat tagasi jätkati midagi ja ühesõnaga siin on, need perioodid on nii pikad, et nagu natukene arusaamatu, jakene küll. Kui nüüd võrrelda tõesti teemapargi või vabaõhumuuseumiga, et korraga otsustatakse, et me ei ole selle vabaõhumuuseumiga tükk aega tegelenud, et sinna võiks ju panna näiteks ka mõned Lasnamäe või Mustamäe paneelmajakesed, et inimesed teaksid, mismoodi asi arenes ja nii. Selles on oma pooltotakas loogika, aga mida sulle räägiti? Tead, vaat nagu sa ütlesidki, mõni ütleb 5000, mõni ütleb 3500, et ma paraku ei jäta selliseid numbreid meelde, sellepärast, et neid ei saa ju lõpuks usaldada. Ja isegi mingisugune süsiniku meetod, eks ole, dateerimisel, see ei ole ju ka nagu täiuslik. Et neid numbreid on ju öeldud tõesti igasuguseid ja ma ei võta ühtegi tõsiselt, et. No ei saa võtta tõsiselt, näiteks kui mingisugused väidetavad nomaadid ehitasid seda Stonehenge'i, seal on 20 tonnised kivid. Väidetavalt nomaadid ei tundnud ratast ja sellepärast kasutasid ratta asemel veerevaid rullikuid. No nii. Selles on ka nüüd niimoodi, et lööge selle rullikuga mulle pähe, kui nad ei oska sealt edasi mõelda, et kui see rullik oleks kitsam, siis ta oleks ratas. Aga milleks ja ratas oleks sisse vajunud. Aga milleks sul on vaja, täpselt, milleks sul on vaja 20 tonnist junni vedada rattaga, kui sa saad kasutada rullikut? Jah, siin on neid mõttekäike on erinevaid, aga eks kui me vaatame näiteks auto arengut selle sama rattaga seoses nüüd, siis
alguses oli ta ju päris naljakas, siukene kangiga vanker ja no tõld, ta oli selline. Ainult hobuse tagumik oli eest veel puudu. Jah, ta oli niuke modernne tõld, jah, tõllakujuline oli esimene auto. Aga vaata, mul tuli üks mõttetera vahepeal pähe, mis meil siin jutuoos ära kadus, et kui me rääkisime nendest vanadest kultuuridest ja nende teadmistest, siis väga huvitavaid viiteid, väga huvitavaid pisikesi niidiotsi on, kust kinni hakata. Näiteks, mina olen tegelenud astroloogiaga, eks ole, mind huvitab kõik see. Selle tõttu ma olen kursis astroloogilise sümboolikaga ja loomulikult ka siis nende Kreeka-Rooma mütoloogiaga, mis astroloogiaga seostub. Ja vaata, kui huvitav, näiteks Merkurius, kes oli siis, ta oli kaupmeeste jumal ja ta oli ka varaste jumal. Aga tema kandis ju enda käes sellist huvitavat nuia, mille nimi oli Caduceus. Ja selle nuia kuju, see on ju kaksikheeliks. Ja see ei ole juhus, ma keeldun uskumast, et see on juhus. Et sümboolselt on sellest täiesti selgelt näha, et keegi kuskil teadis, mis asi on DNA, mismoodi ta välja näeb ja ikka õige mitu tuhat aastat enne, kui lääne tsivilisatsioon selle avastas. Jah, eks meditsiinis need sümbolid on liikunud ikka edasi küll, võtame kas või see karikas ja madu, see madu kas või piiblilegendides või veel varasemates asjades, kõik see viitab ikkagi, kui madu käsitleda üksikuna, siis ta oleks nagu see RNA osa, eks ole. No tegelikult oli 2 madu ikkagi. Ilmselt jah. Nii et need teadmised pidid ikkagi olemas olema, kui ma lugesin kunagi ammu seda, kuidas DNA kaksikspiraal avastati, siis ma mõtlesin selle peale, et aga ma oleksin selle peale võib-olla kiiremini tulnud, sellepärast, et ma elasin kunagi 57. aastast alates nimelt Raekoja platsil ja Raeaap tegi see karikas ja madu ja need põimunud asjad, need olid nagu nii silma all, et jah, võiks nagu paralleele tõmmata, aga tont selle teab, see inimese mõtlemine on ka niisugune, et Vaat sellepärast ongi, et omal ajal Newtonid ja Kopernikud, nad olid veel filosoofid. Aga tänased teadlased ei ole filosoofid. Ja see on põhjus, miks nad ei näe seoseid. No jah, ametlik seisukoht, akadeemiline teadus, mis üldse võimaldab sul karjääri teha. Valkami žõit pa voltše võit, nagu ütles. Ei mis asi on ametlik seisukoht? Ametlik seisukoht on see, mille vastu ei vaielda. Just niisuguses kriisis ma tahangi elada. Ja, just. Eesti tahab Venemaale anda 5,2% oma pinnast ja see on Eesti suur võit, nii ütles Eesti ja rahvas avas oma silmad ja mõistis, et Eestil on õigus. Muide Jürgen Ligit ma nägin siin TPI või Tehnikaülikooli staadionil ühel laupäeva hommikul jooksmas. Nii et kui te tahate minge vaadake ka, see on väga huvitav. Aga räägime paar sõna siis veel teadusest. Eesti jooksis. Jaa. Maailma kõige sportlikum, mis ta siis on, rahandusminister või mis minister ta meil on. Aga heakene küll, teadus, vaata, kui me räägime teadusest, siis teadusajakirjades on selline huvitav nähtus nagu eelretsenseerimine. Jaa, nii ja kõlab nagu hästi ja keegi ei pahanda ja mis tähendab siis seda, et ega ei ole nii, et igaüks võiks sinna viia oma artikli ja nõuda, et palun avaldage, eks. Jah, ametlik seisukoht peab üle käima. Omal ajal oli ju definitsioon, toimetaja on see, kes eraldab terad sõkaldest ja laseb sõklad trükki. Just, aga kui me nüüd räägime, näiteks võtame mingisuguse religioosse ajakirja, kes ka keeldub avaldamast mõne akadeemiku Darwini teooriat, ütleb, et aga meil on eelretsenseerimine. Nojah. Tegelikult ju üks ja sama asi. Mis inimlik ei ole kummalegi võõras. Tegelikult ju täpselt sama asi, eks ole. Ja me lihtsalt nimetame ühte eelretsenseerimiseks, et siis sa ei saa aru, et tegemist on lihtsalt tavalise usuga. Pimeda usuga, jah. Kust ei ole võimalik enam teemat edasi arendada. Vaata, see oli vist Aristoteles, kes kunagi ütles, et tark inimene on see, kes suudab edasi arendada ka mõtteid, mis talle ei meeldi. No see nõuab pingutust muidugi, jah. No see nõuab
tegelikult julgus, sest mida minust arvatakse, kui ma julgen niisugust mõtet edasi mõelda? Ei, mina ikka panen neid libedaks lihvitud kaine mööda edasi ja siis meeldin ülemusele ja küllap siis saan ka kiita. Jah, mida... Muide, sa ütlesid siin, et või õigemini tuli meil siin jutuks niisugune klaas ja skivim, mis nagu viitaks, et suure kuumuse käes on midagi olnud, aga samas võib-olla on tegemist kõigest millegi vulkaanilisega, millest jääaeg on üle sõitnud ja selle kenasti ära lihvinud. Jah, no vot selline see asi on, et mulle meenub üks Monty Pythoni sketš, vot nendel seal sketšide vahel nad lasid ju oma tehtud multikaid, eks ole, pisikesi klippe ja klipp rääkis siis arheoloogidest. Ja arheoloogid kaevasid ja siis kaevasid välja midagi sellist roosakat, mis oli ilmselgelt kellegi suur varvas. Ja siis arheoloogid nägid kõvasti vaeva ja mõtlesid, et mis see võiks olla ja siis leiutasid ja modelleerisid ja kasutasid kõige moodsamat tehnikat. Ja siis tegid järelduse ja tõid siis rahvale näitamiseks, et kuidas see roosa objekt siis tervikuna välja nägi, et oli kõigest väike fragment suuremast objektist. Ja see oli siis selline mammutitaoline olend, et tal olid kihvad ja võt siis londi asemel oli see roosa varvas selline suur, kõrvad ja karvane ja saba ja 4 jalga ja võt see ongi tänapäeva teadus. Aga selle ilusa näitega panemegi meie vestlusele punkti ja kohtume millalgi jälle. Aitäh, Abiram! Aitäh!
saade on salvestatud 2013. aastal.